No nii, nüüd juba tervitame teid kommentaatori puldist, meeskonnad tulevad, on juba väljakule tulnud siin Holmi jalgpallipargis Velko ja Tammeka U21. Nagu põgusalt juba stuudios mainisime, rääkisime sellest mängust, aga räägime natukene koosseisudest ka mängule minnes. Timo, kuidas lahti Velko karistusalas? Mingisugune löögihakatis Visterilt tuli ka. Agarma avab kiirelt ette. Hästi avab ja pääseb jooksu Mägi. Kiire on. Mägi on 1-1, võtab veel omaks ja lükkab ära 1-0, Velko läheb juutima ja pool Velko võistkonda läheb praegu Markus Agarmaad õnnitlema. Palju rohkem läks sinna kui Mägile värava puhul. Tundus jah, et mingi hetk see pall nagu jäi. Hästi liigub Tammekal pall ja veel kõrgve lükkab söödu. Ja Sepp läheb löögile ka, Agarma tõrjub. Nurk jäi jah natuke teravaks ja ei suutnud. Tõniste otsib ees Manucciot ja Mägi eksib siin nüüd väravaht. Manuccio ikka palliga ei tule siit alle. Jätkatakse, Mugra lööb ja jõudis väravaht ka juba enam-vähem joone peale tagasi. Tuli enne juba välja. Kes siis veel? No vaatame, proovin vaikselt selgeks teha selle asja, aga siin ei ole veel kollastki saanud. Kui meil just midagi tähelepanuta pole jäänud, aga ei tundub jah, et ei ole. Ja väga ootlikult on jälle pall lahti, seal põrkas kaitsjate rikošetist, Agarma sai kuidagi käed taha. Esimest korda saadakse natukene pikemalt pall teisel poole ajal Tammeka väljaku poolele. Mägi võtab ette, Mägi võtab ikka ette, paremalt lööb ja paneb alla nurka ära. See originaalplaan toimib paremini, tundub. See on täpselt see jalgpalli tõde, et kui ise ei löö, siis lüüakse sulle. Et siin Tammekal mingid pool võimalused olid teise poole alguses, aga Mägi jääkülmalt kasutab selle võimaluse ära, mis talle anti. See, kui esimene löök. Ja Saupõld võivad olla need või siis Viira ja Mugra äkki isegi. Aga oi, kuidas pakutakse praegu Tammekale, aga ei lahenda Puuro värav. Manuccio saab mööda ühest, võtab kiiruse üles. Lükkab kõrvale ja Ernits. Võis olla Ernits esimene puude isegi. Ta vist sai seal ühe väikse söödu teha enne ka. See oli ka jah, muidugi tema enda sööd. Aga 65 minut ja 3-0 ja ikkagi Velko Rong on hoo üles saanud. Ja Manucciol seal tekkis ka selline natuke võib-olla endal löögi. Nagu me ennustasime, siis 3 üleminutit sellele mängul oligi. Velko 3, Tammeka U21 0. Väga-väga põnev esimene poolaeg. Ta Velkolt selline kindla peale teine poolaeg. Täpselt 3-0 nagu see ennustati.